Vaata seda, milline tõeline juurte hullus. Briks C on saavutatud uue tähekujuliselt tehtud õhu juurdumisega. Kas teadsid, et see meetod on palju tõhusam kui tavaline õhu juurdumine? Tänu sellele tehnikale saad kasvatada uusi viljapuid palju suurema eduprotsendiga. Isegi nende puude puhul, kus traditsionaalne õhu juurdumine tavaliselt probleeme tekitab. Täna näitan sulle täpselt, kuidas seda teha. Samm-sammut, nii et ole tähelepanelik, sest alustame kohe praegu. Kõigepealt on meil vaja. Selleks sobib plastpudel, umbes liitrine või veerand gallonit, see on täiesti piisav. Nüüd valmistame anuma ette. Markeriga teeme märgi umbes 10 sentimeetri ehk umbes 4 tolli kõrgusele. See saab olema meie anuma kõrgus. Seejärel tõmbame joone korgi keskelt kuni selle märgini. Just sealt me pudeli avamegi. Nüüd lõikame noa või kääridega kogu eelnevat märgitud ümbermöödu lahti, rahulikult ja kiirustamata. Teeme seda just nii. Nüüd on aeg anum avada. Selleks lõikame kogu joone vertikaalselt läbi, mille me varem ära märkisime. Teeme seda noaga, kuni jõuame pudeli kõige tugevama osani ehk sinna, kus asub kork. Siis kasutame avamise lõpetamiseks lõiketange. Kui sul lõiketange pole, võid kasutada ka väikest saagi või mõnda muud lõikeriista, mis töö lihtsamaks teeb. Ja teeme seda just nii. Nii, nüüd on anum valmis. Nüüd liigume korgi juurde. Ka selle peame kohandama oksa jaoks, mida kasutame. Selleks teeme augu, mis on umbes sama jäme kui oks, kuhu kihistus tehakse. See ei pea täiuslik olema. Lihtsalt püüame, et see sobiks võimalikult hästi, et substraat hiljem kergesti välja ei pääseks. Kui auk on tehtud, teeme korgile ka külgliite. See lõige võimaldab meil korki veidi avada ja asetada see ümber oksa. Ja teeme seda just nii. Nüüd asetame korgi oksale. Kontrollime, et see läheks korralikult peale. Ja kui näeme, et see sobib hästi, saame juba järgmise osaga jätkata. Kui meil on juba anum valmis ning ka alumine kork olemas, jääb nüüd üle valmistada ülemine gaas, mis sulgeb anuma pärast selle täitmist substraadiga. Selleks lõikame umbes 2,5 sentimeetrit ehk umbes 1 tolli sama pudeli alumisest osast, mida varem kasutasime. Nüüd teeme vertikaalse lõike kuni keskoseni. Ja kääride või noaga suurendame järk-järgud keskmist auku. Augu suurus sõltub oksa jämedusest, mida kasutama hakkame. Ole vaja, et sellest täiusid. Hästi, nüüd on anum täielikult valmis. Nüüd on aeg minna puu juurde ja alustada tähekujuliselt õhuabiga paljundamist. Esimene asi, mida teeme, on teha oksa ümber ringikujuline lõige. Peame jõudma puiduni, seega surume noa korralikult sisse, et koor täielikult läbi lõigata. Kui see esimene lõige on tehtud, teeme mitu pikksuunalist lõiget. Selles juhus on need umbes 5 sentimeetrit ehk umbes 2 tolli pikad. Kuigi see mõõt sõltub sellest, kui suure anumad olete ette valmistanud. Oluline on, et kogu see ala jääks hiljem pudeli sisse ja teeme seda täpselt nii, nagu videos näidatud. Aitäh! Kui kõik lõiked on tehtud, hakkame nüüd ettevaatlikult iga kooretüki üles tõstma. Selleks kasutame sama nuga. Teeme seda väga ettevaatlikult,
kiirustamata, püüdes kõik kooretükid võimalikult heas seisukorras säilitada. Kui mõni tükk selle protsessi käigus teeks katki minema, pole sellest absoluutselt midagi. Teised täidavad oma ülesannet endiselt suurepäraselt. Jätkame nende ükshaaval ülestõstmist, kuni kõik on täielikult lahti voldites. Kui kõik kooretükil on puidust eraldatud, hakkame neid nüüd tasapisi ülespoole painutama. Püüame neile anda tähekujulise vormi, nagu ma sulle praegu näitan. Ole vaja, et kõik jääks täpselt ühesuguseks. Oluline on, et need tuleksid lahti ja ülespoole kaalidus. Just see kuju annabki sellele meetodile nime. Kui kõik ribad on soovitud asendis, kinnitame need nüüd trossi kinnitusega. Kuigi võid kasutada ka mõnda muud tüüpi sidet. Pingutame seda just nii palju, et kõik ribad jääksid avatuks ja lõpptulemus peaks välja nägema selline. Nüüd tuleb kõige õrnem osa ja tõenäoliselt kogu protsessi kõige olulisem osa. Hakkame kraapima alumise osa kambioni. Nagu enne jätsime umbes 2,5 sentimeetrit ehk 1 tolli jagu ruumi priida all vabaks, siis just see ongi ainus ala, mida kraapima hakkame. Peame sellelt osalt kogu kambiumi täielikult eemaldama. Miks? Sest meil on vaja katkestada mahla allavool. Selles piirkonnas toimub see täpselt samamoodi nagu igas õhujuurdumises. Nii kokku puutoitained ja kasvuhormoonid lõike kohale, soodustades uute juurte teket. Kui õhujuurdumine on ette valmistatud, on aeg asetada anum. Selleks avame anuma, kasutades ära varem tehtud vertikaalset lõiget ja asetame selle ümber oksa. Järk-järgult kohandame seda oksäidlinger, kuni kogu õhujuurdumise piirkond oleks täielikult anuma sees. Nüüd ongi aeg substraat sisse panna. Selles olukorras kasutan substraati, mis laseb vett väga hästi läbi, kuid võid vabalt kasutada ka universaalset substraati, sellega pole mingit probleemi. See substraat pole millegi poolest eriline. Oluline on, et see suudaks hästi niiskust hoida. Aga samal ajal peab sellel olema ka hea drenaaž, et vältida vee kokkunemist. Nagu näha, võimaldab varem korgile tehtud auk liigsel veel hõlpsasti välja voolata, vältides vee kogunemist anumasse. Nüüd täidame anumat järk-järgult, kuni jõuame pealegu ülemise servani. Kui substraat on korralikult paigas ja anum õiges asendis, on aeg teha esimene kastmine. Anname sellele korraliku kastmise, et kogu substraat oleks kohe algusest peale ühtlaselt niiske. Pea siiski meeles, et kastmise sagedus sõltub aastaajast, milles parasjagu oled. Õhujuurdumist tehakse tavaliselt talve lõpus või vara kevadel, kui puu hakkab aktiivsemalt kasvama. Siiski sõltuvad piirkonna kliimast, kus sa elad, võib seda teha ka muul ajal aastas. Seetõttu on tähtsam kui kalendrit jälgida, hoopis substraati tähele panna. Kui märkame, et see hakkab niiskust kaotama või on suhteliselt kuiv, kastame uuesti, et kogu juurdumisprotsessi vältel püsiks ühtlane niiskus. Ja nüüd jõuame kõige parema osani. Umbes 8 nädalat on möödunud sellest, kui me selle õhujuurdumise tegime. Ja vaata, milline tõeline ine. Valged juured paistavad juba kogu anuma ümbert välja. Väga lühikese ajaga on ta arendanud muljatavalla juurestikku. Juba esimestel nädalatel hakkasid esimesed juured nähtavale ilmima. Kahtlemata tõotab tähtkujuline õhujuurdumine tühesti hästi. Kui juurdumine on täielikult toimunud, on aeg see emataimest eraldada. Lõika juurdunud osa altpoolt läbi ja istuta see keskmise suurusega potti hea substraadiga. Kasta korralikult ja jätta see umbes nädalaks poolvarjulise või hajutatud valgusega kohta, et taim saaks paremini kohaneda. Kui see nädal on möödas, võid ta juba lõplikule kasvukohale panna ja uue viljapuu üle rõõmu tunda. Ja selleks korraks ongi tänane video läbi. Kui sulle meeldis see tähtmeetod, pane mulle kindlasti üks korralik meeldimine. Jaga seda kõigiga, kellele meeldivad taimed või viljapuud. Ja kirjuta mulle kommentaaridesse, kus sa mind vaatad ja millisel viljapuul sa seda meetodit esimesena proovid. Mul on väga hea meel sinu kommentaare lugeda ja teie tulemusi teada saada.
suur kallistus ja kohtume juba järgmises videos.